Tervitus kõigile! Oleme siin Arnhemi krossirajal ja Hollandi MX GP on algamas, on reedene päev ja jõudsime ilusti kohale, et Pärnu Estikas sai meil ilusti purki ja peale seda mehaanikud panidki öö läbi, panid kämperiga siia kahekesi, nägid ropult vaeva, lasid kämperi veel ilusti puhtaks üle, nii et setup on meil muy bien siin praegu, et väike easy up, hospitality pool on ka meil sealpool, tsikleid on läigivad valmis, kõik on krossiks tehtud, et meie ise siis Sandriga tulime täna hommikul 7:30 läks lennuk Tallinnast Amsterdami, otse lend, et tulin eile juba õhtul Tallinnasse ja sõber Meerekas viis lennu peale ja siin me siis oleme, lend kulges ilusti, võtsime väikse rendiauto, väikse mingi Kiia junni võtsime ja siis panime tund 20 raja äärde ja nüüd on kõik tehtud, et tehniline on tehtud, paberid on käes, starditrenn on küll meil siin kella 4 paiku, aga otsustasime, et sinna ei lähe. Et sai päris palju starte see nädal isegi tehtud juba lennukal ka, sprindivõistlusel. Lähme vaatame rada, et rada on muudetud see aasta päris hulga, et vaatajatel on rohkem peo peale toodud see rada. Ja siis kindlasti sätime varustuse korda, teeme prillid ära, paneme kella niisama, näiteks Pokuga juba, et käisime juba siin, Poku käis juba siin meile, et rääkisime kolmapäevasest krossipäevast, muljetasime natukene, tegime väikse tiimi dinneri juba, et menüüs oli siis meil grillkana riisiga ja salatiga ja meestel on kõhud täis, nii et saab päeva ilusti jätkata. Käimas on rajajalutus siin Arnhemi rajal ja see on meil siis see aasta 3. MM, et esimene oli Keegump, siis teine Lommelis ja nüüd siis Arnhemis ja see ongi 3 MM oli meil see aasta plaanitud, kalender mängis ilusti paika ja eelkõige oleme siin sellepärast, et kogemust kogeda, kuna ütleme MM ikkagi on midagi muud. Lommel näitas ka, et suutsin 25 minutit ikkagi seal ässadega ees võistelda, aga siis natuke kas füüsiline või peas ka, et MM-il seal eesotsas sõita on vaja natuke sükest küpsust ka ja see oli praegu vajaka ja et kiirust siin natuke arendada ja juurde saada selleks ka, et eesmärk on ikkagi ju tipus olla ja selleks me MM-e sõidame ja täna siin Arnhemis üldse nädalavahetusel on suhteliselt sihuke jahe ilm, praegu on 17 kraadi, rada on suht kuiv isegi praegu, et ei ole väga palju vihma siin tulnud, nädalavahetusel mingit tibutamist lubas, aga üldplaanis vaatame raja ära ja mina olen siin enne ühe korra ainult trenni teinud kunagi paar aastat tagasi, aga saab kindlasti põnevama, et Lommeliga võrreldes tuleb siin sellist tihedamat, teravamat auku, aga ma kujutan ette, et lõpuks läheb see ikka päris heaks kangutamiseks ka. Liivaetappid on üldiselt niimoodi, et kõnnime siin rada küll reedel läbi, aga vaatad, et no mis siin on siis, et vaatad enam-vähem kuju ära, aga tegelikult kuidas rada hakkab nagu soont töötma ja kujunema, seda saab alles laupäeval teada, et varasematest aastatest, kui siin oled käinud, aga ütleme nii, et laupäeval peale sõita on hoopis kasulikum tegelikult mõnes mõttes rada käia, et Lommelis ka käisin, et siis näeb täpselt, kuidas, mis kohas just rütmiga sõita, et kuhu esiots panna, kuidas need augud nagu moodustama hakkavad ja üleüldiselt peale laupäevast võistluspäeva nad väga palju rada ei silu, et jääb suhteliselt aukus pühapäevaks, aga Arnhemis siin on rada isegi natuke kõrgem, et kas on pinnast peale toodud või siis ega siin väga palju võistlusi aasta jooksul muidu ei tehta. Teeme prille võistluspäevaks, et rada tundus kohati päris kuiv, siis õhtul pandi vett peale ja panen praegu kvalisõitusi ja teen prilli, et panen 16 kile. Ma arvan, et peaks toime tulema, vaatame, Armor Vision on ka siin all, et natuke aitab äkki hädast välja, kui kiled peaks otsa saama. Ega hakkabki päev õhtusse saama, et panin siin McLellaniga vähe kella ja ütles ka, et see rada on niisugune hästi omapärane siin, et eelmine aasta sõitis seda nii suuri pidurdusauke pole näinud, mis siin enne on, et teravad ja suured ja noh, ütles, et noh, hoopis teistsugune rada kui Lommele, et kõik see rütm ja kõik on natuke võib-olla kohati keerulisem leida. Eks ma saan seda homme omal nahal ise tunda, aga päev ongi õhtus enam-vähem kerge pesu, kerge söök. Poku tõi meile lõunale siin suure potitäie tuunikala pastat, nii et see läheb õhtul käiku ja vaatame, kas homme on käsi hullas või perse mullas. Sa panustad ikkagi pilve silmale, jah? Panustame pilve silmale, natuke lubas päigest,
päikest pilve tagant, aga hommiku võib tulla ka vähekesi oovihmasid, vahel tuleb pilvisusega ja ma arvan, et tavaklaas on hea, et näeb natuke paremini ja mul lemmikklaas tegelikult on, kohe näitan, lemmikklaas on selline, see on Lowlight Prism ja see teeb siuke natuke roosakas kergelt või siuke punakas ja see on mõnus täpselt, et ei pea oma pead vaevama, et kas on päikseline või on pilves, et sellega saab iga ilma, iga kellaajal lasta, et pole üldse probleemi. Aga ma teen tavalisi, teen tumedaid ja teen siis neid lowlight'e, et valikut on. Pain and scars, I know martial arts. Thank God I made it. Martial art. Noising up the whole street anytime I start my car. Neighbors can't believe how black women got this far, but they rate it still. I was chasing dangerous thrills. Got a pen that's pumping iron away, it's right and staying still. Heard the beat and it gave me chills. Right place at the right time, and this time I let my pain spill. I ain't gotta be what they own or be in their latest job. I just wear my ends and I won't leave me the same damn rock. Tell me why they all dress the same, carbon copy pieces. I cut you with a Japanese silhouette, I know you ain't never seen these pieces. SS Sims 25, yeah, never seen the season. Taking it to another level this year and I got every reason. I feel like I'm the best, so I gotta channel the feeling. For the wicked, there's no rest, believing. I'm a grown-ass woman, man, you step. I've got enough batty, I've got enough breasts. I know how to make a house into a home. When we come home, food set, let her cook. But my man is a Michelin star chef. Grown folks in this house doing grown folk nest state. It's minor, it's minute. I know my shit, intelligent, and it don't work for your IQ. They told you. Fuck that, you've been lied to. Väike kesetpäevane kokkuvõte meil siin ja vabatrenn ja eelkvalifikatsioon on tehtud. Pole päris see, aga pole ka katastroof. Vabatrenn tegelikult tundsin suht okeilt ennast, et kiirringil jäi võib-olla natuke potentsiaali. Ega see rada on ka selline suht salakaval, et annab kokku panna tegelikult. Alt põhi on nagu väga kõva. Et kui keegub, see on kõva põhjaga rada ja selline liiv on peal võib-olla kerge kiht, siis see on nagu next level, et siin tekib nagu julmalt rante igale poole. Põhi, see soon sõidetakse nagu kaussiaks ja sellest välja on nagu üpris raske saada. Lähed nagu kurvis põhisoonest välja, siis on nagu jube libe just teisi otsal. Nagu ma ütlesin, suht salakaval. Vabatrennis veel viimane ring, siis proovisin mototsiklit seal ja siia-sinna ja siis viimane ring veel panin suht kõva paugu ka tegelikult. Et kõik on hästi ise terve, mõned marastused ja nii edasi, aga eelkvalifikatsioonis nüüd praegu ma sain alguse poole ja lõpupoole põhimõtteliselt täpselt sama ringi kätte. Et proovisin ka mõned klikid ja asjad amordil, et saada vähe kodusemaks tunned, aga andis kokku panna seda, et mingi aps või viga tuli ikka alati sisse ja oligi viimane ring, proovisin uuesti, sain esimesed 2 sektorit kõvasti paremini juba, aga siis kolmandas mängisin natuke aega maha ja oligi siis võib-olla mõne sajandiku parandasin, et koht ei muutunud. 20. saan siis valida kvalifikatsioonisõidus puud, mis tegelikult on okei, see ei ole midagi hullu, aga enda enesetunne on natukene selline, et võiks nagu veidi rohkem enesekindlust olla või parem, et seda libedat pinnast nagu selle tagaotsaga rajal juhtida rohkem natuke paremini. Aga siin me selleks oleme, et areneda ja õppida ja kindlasti need tänased olud nagu lihtsad ei ole, aga vaatame, kuidas kvalifikatsioonisõit läheb, et sealt saab nagu kõige rohkem infot, ma arvan, edasi homseks võtta.
Hea raisk. Hea raisk. Hea start ja. Oi, start on hästi peal. Oi pää. 12 on magus ikka. Käsi läks lõpus täis, aga suht hästi suutsin hoida. Suht hästi. Jõudsin Kertsi Vantonika selle pundi tõrgi. Mul nüüd päris head liinid mõne koha peal. Seda poleks ootanud. Ei oleks. Ise ütlesid, sõit on teine. Sõit on teine, just. Sõit on teine. Jaa! Korralik start annab kohe väikse edemule. Väga hea töö veel. Tubli. Hea töö, laupäevane päev siis tehtud ja võtame lühidalt kokku, et tegelikult läks ju väga hästi, et saime, päev võib-olla algas täitsa okeilt, siis eelkvalifikatsioon mitte kõige parem, et vabatrennis viimane ring sai ka veel päris hea kukkumine pandud, aga õnneks kõik terve, mõned puukad ja marrastused, et lendasin rajalt välja suht hea hooga, aga kõik okei. Kvalisõiduks oli kõik unustatud, nagu ma ütlesin, ja praegu me oleme siin rajal, homseks on rada on, ütleme, kurved on silumata, aukus, pidurdusmaad ka ja hüppenukid ja lained ja siin sellised kohad on üle tõmmatud, et liivaradadele omapärane, et tervet rada kindlasti üle ei tõmmata ja saab kindlasti homme väga füüsiliselt keerulisem olema, kuna sõidud on ju tegelikult 5 minutit pikemad. Et kvalisõidus suutsin ilusa stardi teha, olin seal peale 10 natuke, 1-2 kohta parandasin ja sõitsin oma sõitu, ilusti stabiilseid ringiaegasid, ei vajunud lõpp ära, suutsin ilusti hoida ja lõpuks veel tõmbasin üle pundile ka järgi, kes seal ees olid, nii et stabiilsed ringid, ilus start, hea sõit, kokkuvõttes siis andis 12. koha meile kvalis ja homseks väga hea stardikohta, et homme üritame kindlasti sama teha, nii peas kui kehas tugev olla ja vaatame, mis välja mängib, et igatahes päev, mida meeles hoida ja noh, 12. koht kvalisõidus, et ikkagi üks highlight karjääris kindlasti. Tere hommikust, vlogirahvas! Teine päev Arnhemi MM-il, Hollandi MM-il on käima minemas ja praegu ongi paarkümmend minutit aega vaba trennini. Mina tegin hommikul juba hommikusöögi kiirelt ära, prillid valmis, natuke tankisin ja ongi käima minemas, et lähme vaatame selle raja hommikul üle, proovime erinevaid liine ja tuleb kindlasti üli-põnev päev, nii et selle aasta viimane MM minul ja püsige lainel! Lõuna, kodujuustu, tsipa peale, pasta ja natuke kana, palju ei saa süüa, sest varsti on sõit juba, aga pidev tankimine käib ja väike analüüs ja vaatamine eilsest sõidust, et kuidas siin esiotsa mehed sõitsid, et vabatrenn on tehtud, tunne oli hea, täna rada rohkem segunenud, pehmem, augud on sügavamad ja teeme väikse muudatuse tsiklil ja jääme esimest sõitu ootama.
kopsu. No nii, esimene sõit tehtud ja startilöö puuhüpe ei olnud kõige parem, aga sain sealt seest kuidagi suht hästi tulla, et päris palju kukkumisi oli seal stardikurvis. Ja siis mõned ringid sain sõita ilusti seal, õppisin nii-öelda rada ja seda rütmi tundma, et päris keeruline oli, et sügavad augud ja samas teravad augud suured ja sihuke natuke otsivam pinnas rohkem ja siis oligi, sain Kodaniinist mööda, sõitsin ilusti seal 10 lähedal ja siis täpselt peale finišihüpet Sikaanis tõmbasin ilusti sealt augu üle alati ja too ring nagu kuidagi läks soone ääre peale ja lenks läks risti sügavasse auku ja kukkusin niimoodi, et lenks tuli otse rinnakusse nagu siia ülesse. Et siis lõi ka korraks ikka täitsa pildi eest ära ja pea käis ringi julmalt ja noh, hing oli täitsa kinni, et siis proovisin kuidagi taastuda ja uuesti mingisugune rütm leida, aga no päris keeruline oli ikka, et siiamaani annab korralikult tunda ja noh, õhku on raske saada kätte, et vaatame, mis see täpne asi siin on, et sõitsin sõiduga lõpuni ja teen kerge ratta, aga vaatame, kuidas teise sõidu ajaks tunne üldse on, et kui suur see risk on ja mis mõtted peas on teise sõiduga, et seekord kahjuks nii, aga pole häda midagi. Ma loodan, enda arvamus, et olen siiski terve, kõik on hästi, No sedasi, Arnhemi teine sõit on tehtud ja ütleme nii, et enne sõitu oli tegelikult kahetised mõtted, kas üldse saan puu taha minna, et esimene sõit, see kukkumine oli väga kõva ikkagi ja rinnus ja seljas oli tugev valu, et sõidu ajal õnneks Adrekas tuli sisse, et ei saanud kõige paremat starti, aga võitlesin kõvasti seal esimestel ringidel, olin jälle seal peale 10 natuke mõned kohad. Esimesed ringid olidki, minu kohta olid aeglased, et vennad läksid mööda ja siis leidsin oma rütmi ja sõitsin seal äkki 16 terve sõit, et meil oli sihuke Moostiku ja Spiisiga seal omavaheline võitlus, kes meil siis Adakil on põhikonkurendid ja õnnestus siis lõpus veel sakslane ära võtta ja hoida selja taga, et lõpuks siis magus 15. koht, et ülihea meel, et suutsin ära pingutada selle sõidu, kuna tegelikult füüsiliselt oli see väga katsumuste rohke ja iga auk oli ikkagi sihuke põrutus kehale, et ei olnud mõnus. Ja kokkuvõttes siis hooaja parim üldse elus parim MXGP sõidu tulemus 15. ja etappi kokku olime me 18 või 17 midagi sellist, et päris täpselt kindel pole ja selleks hooajaks MM-id tehtud, järjest läksid tõusu suunas ülespoole need tulemused, et Keegumps oli juba samm õiges suunas, Lommel näitas head kiirust ja Arnhem samuti, et suutsin isegi kvalisõidus siis 12. koha kokku panna, mis on ikkagi highlight'ides sellel hooajal ja tänud kõigile, kes selle MM-i turnee see aasta võimaldasid ja ütleme, MM-i tuleb sõita, et sõitjana edasi arendada ja see teeb meil Adakil ja muudes sarjades ka kindlasti tulevikuks elu lihtsamaks, nii et poisid on tasemel ja hammas on verel nii-öelda, et tänud kõigile poolehoidjatele.